Nii kappab Margit Mutso 4-5 korda nädalas Väänas liikval oma kalli Sindi seljas. Hobuse armastus sai alguse, kui ta oli 3-aastane ja isa kolhoositallist hobuse maale vanaema juurde maatöödele tõi. Sindi on nende peres 4. hobune. Kõigepealt tuleb ta Koplist ära tuua. Sindi tuleb hea meelega, sest värava taga on rohi palju maitsvam. Mida ta võiks praegu mõelda? Eks tema mõtleb ainult söögist praegu, aga eks ta teab, et läheb treeninguks. Sindi on kuulekas ja tuleb ka päitseteta kaasa. Ma vahel käin nii ka, et hoian lakast kinni ja jooksema kõrvuti. Aga üldiselt ta on nagu õpetatud nii, et ta ei tohiks kuskile minna. Et kui ma tal ka ära võtan päitsed ja panen ta seisma, siis ta peaks siin seisma. Aga ta ei ole see tüüp, et kes tormaks minema või ei annaks kätte või ta on selline hästi inimese loom, jah. Et mõtle, kui üldiselt hobused viid Koplisse, siis nad lähevad rõõmuga, panevad teiste hobuste juurde. Tema on see tüüp, kes tuleb veel vära juurde tagasi ja vaatab sükse näoga otsa, et kas mind ei võta ikka veel. Sindi on tinker hobune. See tõuk, kellega siis mustlased on ringi rännanud ja selline hästi karvane ja hästi sõbralik, et ta veab vankrit, et mina tegin temaga talvel sükast suusatrenni, et panin tal pikad need ohjad ja siis sõitsin suuskade järgi. Enne sõitu tuleb hobust harjata ja kõige olulisem ka pead puhastada. Iga kord enne kui siis sõitma läheme, siis tuleb ära puhastada, et üle vaadata, et kabi on terve ja jalad on kõik korras ja meie tihtipeale ei pane talle sadulat üldse, et me sõidame sedelgaga, et on see valtrap ja sedelgas ja sükane, ütleme, looduslik ratsutamine, vahel ka täitsa palja selja peal. Ratsutamisse on nakatunud ka Margiti tütar Inke Brett ja 4-aastane tütrepoeg Joonatan. Tütar siis Inke oli 4-aastane ja tema sealt hobuse sellest enam maha ei taht tulla, et tema edaspidi ka siis võistlusporti. Joonatan hakkas istuma hobuse seljas enne, kui ta käima hakkas. Et temal on see nagu nii loomulik, et see hobus selga minek. Joonatan näitab harjutusi, mida tuleb teha, et õppida hobuse seljas end kindlalt tundma. Tasakaalu hoidma, et ta ei hoia kuskilt kinni, vaid ta saab käed lahti, ta seisab seal selja peal püsti, ta teeb seal harjutusi, et ta ei karda, et ta tunnetab seda hobuse keha ja seda liikumist. Et need on hästi sellised vajalikud harjutused. Et sellepärast mulle meeldib ka, et ei ole sadulat, vaid et just kui on lapsed seljas, siis nad tunnetavad seda hobuse liikumist. Kui Inke väike oli, siis nemad tegid igasuguseid harjutusi, tagurpidi ponidega galoppi ja kõik, et see on hästi arendav. Ja. Sindi on väga intelligentne ja hooliv. Väiksed lapsed ja inimesed, kes on esimest korda ja kõik, et siis ta nagu tajub seda, et kui inimene hakkab nagu kõikuma või on nagu ebastabiilne, siis ta jääb seisma, et aga mis ta mõtleb praegu, tahaks teada? Hobune? Eks ta püüab aru saada, mida talt oodatakse. Et see on ikkagi, kui ta on siin platsi peal, siis ta teab, et on trenn ja siis ta peab igat väikest märguannet jälgima. Põllul ratsutab Joonatan enamasti koos emaga, vahel vanaemaga. Üldiselt on ta nagu hästi, ütleme nii turvaline, kui üks hobune olla saab. Et kutsun ta teraapia hobuseks. Sindi on praegu 7-aastane, see tähendab, et tal on veel väga palju ratsutamisaastaid ees. Ostsime ta siis, kui ta oli 2,5 ja sellest ajast mina olen taga põhiliselt tegelenud ja ütleme enda käe järgi õpetanud siis täpselt nii, kuidas mulle tundub, et ma ka veel vana ja tudisevana saaks talle selga ronida. Mul eelmine hobune oli selline, kellele pidi liikumise pealt selga hüppama. Ta oli nii kärsitu, et tahtis kogu aeg minna. Mul on kogu aeg silmade ees see, kuidas Queen Elizabeth sõitis, rätik tutis peas seal pargi vahel ja ratsutas oma hobusega. Siis ma olen kogu aeg kujutanud ette, et kui ma olen ka siuke päris vana, et võib-olla ma siis saan ka temaga veel käia kuskil siin põldude ja metsade vahel ja